Umbes 4 aastat tagasi ma soovisin endale merisigu. See kõik algas sellest, et mu lapsehoidjal oli 2 väga nunnud merisiga. Ma käisin neil külas ning proovisin puuri puhastada, kas ma saaksin nendega hakkama. Umbes 2 nädalat enne oma sünnipäeva me läksime mulle merisigu välja valima. Siis me valisime nad välja, aga selgus, et neid ei saa minul sünnipäevaks kohale toimetada. Siis me võtsime nad kohe kaasa. Alguses nad olid nii pisikesed, et mahtusid väga väikesesse karpi. Me panime neile kodus mõnusa pesa ning siis me alustasime nendega tegutsemist. Puuri puhastamine ei ole küll kõige mõnusam, aga seda peab tegema, sest et muidu nende puur hakkaks nii väga haisema ning neil endal poleks ka mõnus olla. Merisigu peab hooldama ning meie lõikame neil karva ja küüsi, sest et neil on ka küüned ära murdunud ja see oli neil nii valus, et neil tulid isegi pisarad silma. Me toidame neid kaks korda päevas. Hommikul anname neile krõbinaid ja heina. Õhtul aga anname neile mingit lehtsalatit ja värsket kraami ning anname heina ka. Hein on nende väga lemmik, kuigi hein on ka väga ohtlik. Neil on mitu korda läinud heinid silma ning peame nendega loomaarsti minema. Neil on 2-4 järglast ning nad võivad aastas saada 3-5 pesakonda. Nad on väga nõrkade luudega ning nendega peab eriti ettevaatlik olema, sellepärast et muidu, kui nad kukuvad, nad saavad lihtsalt surma. Nad on nagu inimesed, kes vajavad iga päev piisavalt vett. Kui neil saab vesi otsa, siis nad surevad ära ning meie anname neile ka soolakivi, et nad vitamiini saaksid.